Nii, tere hommikust kõigile ja ma loodan, et ma olen kuulda ja näha. Lasen kõik huvilised Zoomi ruumi sisse. Minu nimi on Piret Potissepp, olen Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor ja täna viin läbi lühikese infosessiooni Eesti Kaubandus-Tööstuskoja projektidest ja teenustest. Ja esmalt siis selline palve, jagage palun chati. Kas te olete Kaubandus-Tööstuskojast midagi kuulnud? Kui jah, siis mida? Ja samal ajal siis ütlen ka seda, et ma salvestame antud infosessiooni, aga kõik see, mis chati saab kirja, seda salvestusega jälgijad ei näe ja ei ole sellega kursis. Vähemalt üks inimene on leidnud chati akna üles ja kirjutanud jah, aitäh, Margit. Tänane eesmärk ongi siis anda teile lühiülevaade nendest projektidest, mis meil praegu on käimas ja samuti siis võib-olla just nende projektide raames teil tekib mõni hea idee, kuidas teha koostööd või kuidas me saaksime vastastikku kasulikud olla. Teenustega on nii, et teenuseid on meil palju, teenustega ma pikemalt ei peatu, need on kõik ilusasti meie kodulehel välja toodud ja ma ei peatu ka sellele, et millega Kaubandus-Tööstuskoda on tegelenud aastaid ja mis on siis need poliitika kujundamise hoovad ja tegevused, millega me toimetame. See kõik on meil kättesaadav meie koduleheküljelt. Lihtsalt Kaubandus-Tööstuskoja puhul üks asi, mis on mõistlik välja tuua ja alguses kohe ära toonitada, on siis see, et tegemist on mittetulundusühinguga, me ei ole riigiasutus, me ei ole ka eraettevõtted. Aga meie eesmärgiks on siis pakkuda ettevõtetele toetavaid teenuseid, et nad saaksid oma ärisid laiendada ja arendada. Samal ajal tegeleda siis poliitika kujundajatele ettevõtjate poolse sisendi andmisega. Nii, aga mul on väga hea meel, et vähemalt üks inimene Kaubandus-Tööstuskojast eelnevalt kuulnud, kes ei ole koda.ee ja olete oodatud meie koduleheküljelt siis täiendavalt infot kokku kundama. Ja esimene projekt, millest ma teile kohe sooviksin rääkida, on Enterprise Europe Network. Tegemist on siis sellise ettevõtlustoega ja infovõrgustikuga ja tegemist ei ole sugugi ainult Euroopa keskse siis tugivõrgustikuga, millele võiks nimi viidata, vaid kokku on see võrgustikus esindatud riike üle 60. See number kogu aeg varieerub, sest mõnikord keegi astub välja, keegi lisandub ja võrgustik on siis toimetanud 15 aastat, nii et meil just tuli Euroopa Komisjonilt üks tähtis kiri, mis viitas sellele, et 15 aastat ongi märkamatult mööda saanud. Mis on selles siis seal 15 aasta jooksul tehtud lugematul arvul vahendatud ettevõtete kontakte, ärivõimalusi erinevate riikide teiste ettevõtete ja organisatsioonidega. Lisaks Kaubandus-Tööstuskojale kuulub siis Eesti poolt konsortsiumisse ka Tehnopol, Tartu Teaduspark, Baltic Innovation Agency ja Invent Baltics ja assotsieerunud partnerina ka siis EAS KredEx ühendasutus või siis EIS, nagu praegusel ajal nad kasutavad oma nime. Ja huvitav fakt võib-olla on see, et Euroopa Komisjon viis läbi siis kõikide Euroopa liikmesriikide seas ka küsitluse ettevõtete seas ja küsitigi seda, et kas nad on kursis, et selline võrgustik toimetab ja et sellest on võimalik ettevõtetel kasu saada ja sealt selgus, et liikmesriikide seas on Eesti osas teadlikkus oluliselt kõrgem kui keskmine, suisa Euroopa Liidu liikmesriikide siis teisel kohal. Nii, ma püüan kõiki natukene hiljem liitujaid ka meie Zoomi ruumi lasta, nii et me siin
et kõik saaksid tänasest infosessioonist osa. Järgmine projekt, mis meil just alguse sai, ehk siis aprillist selle aasta ja kestab selle aasta detsembrini, on siis majanduse heaolu edendamine visiitide korraldamise kaudu. Seda projekti rahastab Eesti Välisministeerium ja selle raames korraldatakse siis vähemalt 3 Eesti äridelegatsiooni visiiti välisriikidesse ja vähemalt 3 välisriigi delegatsiooni külastust Eestisse. Miks need välisdelegatsioonid sisse-välja ja olulised on? Ikka sellepärast, et äri tehakse inimestega ja kus sa nende inimestega ikka kohtud, kui mitte nendel visiitidel. Jah, on lisandunud väga palju erinevaid virtuaalseid võimalusi inimestega kohtumiseks, olgu see siis LinkedIn platvorm, praegu näiteks sama virtuaalne töömess, aga seda, et inimesed soovivad endiselt silmast silma kohtuda, selle vastu midagi ei saa. Ja on selliseid riike, kus kõrgete riigi esindajate kohalolek kannab nagu sellise rohelise tule. Ja on kindlasti selliseid riike, kus võib-olla ei ole nii oluline, aga selle projekti raames me püüamegi siis ettevõtjatega minna täpselt nendesse riikidesse, kus see kõrge riigi esindaja kohalolu on ülioluline. Et lisaks kõrgetasemelistele välisvisiitidele me korraldame kontaktreise, aga nende kontaktreiside infot te leiate jooksvalt EIS-i kodulehelt ja meie oleme lihtsalt siis üks partner, kes neid erinevaid kontaktreise ellu viib. Praegu üks kolleeg on meil Singapuris kontaktreisil, teine kolleeg on Jaapanis kontaktvisiidil. Ja palju kordi küsitaksegi ettevõtjate ja ka eraisikute poolt, aga mis on kontaktreisi ja kõrgetasemelise ärivisiidi vahe, siis ma julgen öelda, et vahe ongi see, et seda kõrgetasemeliste avaliku sektori esindajad kontaktreisidel kaasas ei ole ja kontaktreisidel on siis suurem rõhk sellel, et oleksidki ettevõtete vahelised B2B kohtumised ja miks seda kõrgetasemelise visiitide puhul on raskem tagada, sellepärast et kõrgetasemelise visiitidega käib alati kaasa ka protokollist lähtuvad siis kohtumised, protokollist lähtuvad tegevused. Nii, ma küsin vahepeal, et kas kellelgi on tekkinud täiendavaid küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis liigume edasi järgmise projektiga. Järgmiseks projektiks on siis Lehm Network Aserbaidžaan. Kaubandus-tööstuskoda on aastaid teinud ka väga konkreetsete sihtriikide põhiseid projekte. Et eelnevalt me oleme näiteks teinud Lehm Network Hiina suunalist projekti, kus fookuses oligi Hiina ja ärivõimalused Hiinas, siis praegu on fookuses Aserbaidžaan. Miks Aserbaidžaan? Sellepärast, et endise idabloki riigina ühtepidi äri peaks olema seal eestlastel teha lihtsam, kas või juba keele tõttu, et ikkagi seal suheldakse väga aktiivselt vene keeles endiselt. Samas on nad väga kiirelt arenenud ja tänu kõikidele maavaradele ja sealt tulnud tuludele on nende riik ka e-riigi arendamisse väga palju panustanud ja see on ka üks põhjusi, miks me selle sihtriigi valisime. Kuidas need sihtriigid valitakse? Ikka niipidi, et ettevõtjad annavadki meile märku, et neid huvitavad praegusel ajahetkel teatud sihtriigid. Ja ilmselgelt me monitoorime seda ettevõtete huvi järjepanu. Miks? Sellepärast, et ettevõtete huvid muutuvad ja ilmselgelt on siin seda suurt kohanemist ka sellele, mis toimub maailma majanduses ja mitte ainult maailma majanduses, loomulikult ka poliitikas. Ja Hiina puhul me näemegi, et näiteks umbes 10 aastat tagasi meil oli võimaluste aken, aga
enam meil võimaluste akent ei ole. Sellepärast, et Hiina on ikkagi võtnud väga, küll ta avalikult ei toeta Venemaa sõda, aga samas kulisside taga see paraku nii on. Ja nende projektide puhul on ka siis see, et Eesti ettevõtted ei käi seal üksinda, nad käivad koos Läti ja Soome ettevõtetega, mis tähendab seda, et lisaks sellele nad saavad sellest ühest konkreetsest sihtriigist ülevaate ja kontaktid. Sama toimub siis ka Eesti, Läti ja Soome ettevõtete vaheliste kontaktide vahetusega. Jällegi, kelleni võib-olla muidu ja muul moel nii kiirelt ja lihtsasti ei jõuaks. Üks hästi põnev projekt on meil veel käimas, mille nimeks on Kuus. Miks Kuus? Nime saamislugu on pikk, lühidalt kokku võttes. Tegemist on siis lindudega, kes ka migreeruvad, vahepeal on nad Euroopas, siis lendavad talvituma Aafrikasse, et siin on siis fookuses aidata ettevõtetel osaleda kolmandate riikide riigihangetel ja kolmandad riigid siis Euroopa Liidu mõistes. See tähendab, et kõik need riigid, mis jäävad Euroopa Liidu liikmesriikidest väljaspoole ja millega on sõlmitud vabakaubanduslepped, kus on eraldi klausel võrdse ligipääsu osas riigihangetele ja selle projekti kutsuski ellu Euroopa Liit just seetõttu, et kuigi see klausel on nendes viimase vabakaubanduslepetes kõikides sees, siis kahjuks on nii, et statistika näitab, et sellele vaatamata ettevõtted Euroopast ei osale kolmandate riikide riigihangetel. Ilmselgelt seal on väga palju siis põhjuseid, miks see nii on. Põhjusteks on see, et meil ei ole sama infoväli, me ei kasuta sama keelt. Ilmselgelt on riigid ka väga protektsionistlikud, kuigi nad on sellega vabakaubandusleppe allkirjastanud. Siis selle projekti raames me kitsendasime, et me ei tegele kõikide kolmandate riikidega, tegeleme siis Jaapani, Norra, Serbia, Tšiili, Kolumbia ja Vietnamiga. Ja praegu kolleeg Merit ongi mul Jaapanis, kus on siis lisaks Eesti ettevõtetele ettevõtted Belgiast, Hispaaniast ja Horvaatiast, sellepärast et Horvaatia, Belgia ja Hispaania organisatsioonidega koos me seda projekti ellu viime. Ja lisaks on 4 fookusvaldkonda, mis väga selgelt haakuvad ka Euroopa Liidu viimase perioodi fookusvaldkondadega, ehk siis Green Economy, Smart Health, ICT, Smart Cities, tarkad linnad, roheline rohesektor, targa terviselahendused ja IKT-lahendused üleüldiselt. Ja alustasime sellega, et viisime läbi erinevaid koolitusi ja veebiseminare, antud sihtturgude ja antud sektorite lõikes ja liikusime edasi sellega, et ettevõtetel oligi võimalik minna koha peale, nende kohapealsete hankijatega kohtuda ja kohtuda ka kohapealsete teenusepakkujatega, kellega näiteks ühiselt neid hankeid siis koos esitada. Et Eesti ettevõtete huvi nende kaugete sihtturgude vastu väga suur ei ole olnud. Norra asub kõige lähemal, Norra vastu oli ka kõige suurem huvi. Aga Jaapanis on kaasas Eesti ettevõtted, Vietnamis sel korral ei olnud, aga näiteks kontaktreiside raames Vietnamis on ka Eesti ettevõtted saanud seda siis infot, mis turu peal toimub, mis on ärivõimalused, mida vabakaubandusleping mis on hiljuti sõlmitud, kaasa toob. Ja lisainfot leiab siis projekti kodulehelt, et olete julgesti siis oodatud seda külastama ja kui on täiendavaid küsimusi, siis sealt leiab ka info, kelle poole pöörduda, et need täiendavad küsimused saaksid vastust. Järgmine projekt, mida ma teile tutvustada soovin, on BI for Cities, mis tegeleb siis omavalitsuste digitaalsete tugivahendite väljatöötamise ja juurutamisega ja ikka selleks, et hõlbustada innovatsiooni riigihangete kasutamist.
projekti eesmärk on lihtsustada innovaatiliste riigihangete kasutamist omavalitsustes Läänemere regioonis. Ja siin on küll siis sihtrühmaks eelkõige riigiasutused ja linnaosalusega ettevõtted, kes alles õpivad targa linna temaatikat, kavandades uusi ja uuendusi ka hanke tasandil. Ja projekti rahastab siis Interreg Baltic Sea Region. Ja kui me hakkasime uurima Eesti kohalikelt omavalitsustelt, kuidas on lood innohangetega ehk siis innovaatiliste riigihangetega, siis tegelikult seaduses on kõik võimalused selleks loodud, aga paraku mingil põhjusel neid innovaatilisi hankeid siis võiks öelda, et viiakse läbi täiesti minimaalselt. Ja Tartu linnavalitsus on hästi aktiivselt kaasas ja projekti veab Vilniuse kaubandustööstuskoda, nii et Vilniuse poolt on esindatus olemas ja loodame siis, et kui projekt lõpeb, et siis on meil konkreetsetest innovaatilistest KOV-i tasandi hangetest ka teile ülevaadet anda. Üks teema, millest ei saa hetkel üle ega ümber nii Euroopa Liidu kui Eesti vaates on energiatõhusus. Energiatõhususega me oleme tegelenud aastaid erinevate projektide raames. Projektidega on teadupärast nii, et üks projekt lõpeb, järgmine algab, üks projekt lõpeb, järgmine algab. Ja nii on ka nende energiatõhususe projektidega olnud. Projektide raames me püüame anda siis ettevõtetele teadmisi ja ka konkreetseid vahendeid selleks, et saaks energiaauditeid näiteks ettevõtetes ellu viia. Selle konkreetse projekti raames on 3 valdkonda, mille siis saab rahastust ja energiatõhususe auditid läbi viia. Ehk nendeks on siis metalli, toidutööstuse ja HoReCa ehk siis restoranid ja hotellid, sihtrühmad. Kust need sihtrühmad tulevad? Jällegi projektides me oleme konsortsiumis erinevate partneritega, sellesse projekti konkreetselt on kaasatud 23 partnerit ja eks see ongi selline dünaamiline arutelu kõikide nende partnerite vahel. Aga kõik need ettevõtted, kes projekti raames selle energiaauditi on saanud, on igal juhul väga tänulikud ja see loob ka edasise pinnase, et minna näiteks energiatõhususe meetmeid Eesti siis teistest institutsioonidest taotlema, näiteks KIK-ist, kus on erinevad energiatõhususe meetmed siis kättesaadavad. Veel üks energiatõhususega seotud projekt ja selle eesmärgiks on siis tõsta avalike ja ärihoonete energia ja ressursitõhusust ja samamoodi fookused on nii omavalitsused kui ka ettevõtted ja siin on siis fookus just SME-del ehk siis väike ja keskmise suurusega ettevõtetel, et kuidas lihtsate ja soodsate meetmetega, näiteks soojustamine, vee ja elektri kasutamine, energiat kokku hoida. Projekt käivitus eelmise aasta novembris ja kestab kokku siis 3 aastat ja kaasatud on siis 12 partnerit 7 erinevast riigist. Nüüd hüppame energiateemadelt turismiteemadele. Turismiprojekte on Koda ka aastaid ellu viinud. Ennem koroonat käivitus just massturismile ja turismi jätkusuutlikkusele suunatud projekt Turban, mille raames 8 Eesti ettevõtet said siis erinevaid algatusi ja projekte oma ettevõtetes ellu viia. See sai läbi ja nüüd eelmisel aastal sai alguse Tourism in Balance projekt, kuhu on siis kaasatud väga põnevad turismipiirkonnad ja väga atraktiivsed turismipiirkonnad, et näiteks avakohtumine toimus meil Amsterdamis ja Amsterdamis ettevõtted ja ka kohalike omavalitsuste esindajad ütlesid, et 20 miljonit turisti Amsterdamis aastas on väga hästi, 22 on meie jaoks juba probleem. Ja Roomas käisime selle aasta veebruaris, kui Tallinna vanalinnas veebruarikuus puhub tuul ja kas on rohkem lund või vähem lund, siis Roomas veebruaris on väga palju turiste.
ja Roomas siis samamoodi kohalikud partnerid näitasid, mida nad teevad selleks, et turiste hajutada, et ei oleks nii, et kõik käivad ainult Kolossiumis ja siis Trevi purskkaevu juures, et kuidas luuakse teadlikult siis erinevaid viise, kuidas turiste linna peal ja ka linna lähiümbruses hajutada. Ja ees seisavad samasugused siis kogemuste vahetused Krakowis Poolas, Brassovis Rumeenias ja Sevillas ning selle aasta juunikuus siis tulevad kõik rahvusvahelised partnerid tutvuma sellega, mida me siin Tallinnas oleme teinud. Ja eesmärgiks ongi seda know-how'd jagada ja õppidagi siis oma valdkonna parimatelt, et kindlasti Amsterdam on üks nendest piirkondadest, kes on väga-väga eesrindlik turismi valdkonnas, nii turismiturundus, sihtkoha turundus maailma mõistes ja ka koostöö kohalike omavalitsuste vahel, et kuidas nad neid turiste siis Amsterdami kesklinnast suunavad ka erinevatesse nii-öelda äärelinnadesse ja külgnevatesse kohalikesse piirkondadesse. Ja seda turismiprojekti rahastab siis Interreg Europe. Roheteemadest me ei saa üle ega ümber. See on kindlasti üks prioriteet, mida Euroopa Komisjon on need viimased aastad hästi tugevalt siis suunanud koos seadusandlusega, koos otsekohalduvate direktiividega ja seda rohepööret siis soovitakse väga jõuliselt ellu viia. Üks kitsaskoht on see, et tegelikult ei ole neid kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, kellel oleks teadmised nii inseneeriast, kliima ja keskkonnateemadest kui ka siis näiteks kõik see, mis on seotud ESG raporteerimisega, et siis selle projekti eesmärgiks ongi koostada sellised õppekavad nii siis kraadiõppesse kui ka täiendkoolituste vaates, mis aitaksid siis ettevõtetel rohepöördega paremini toime tulla. Ja kui kellelgi tekkis selle teema vastu rohkem huvi, siis OSKA on teinud väga hea Eesti siis praegust olukorda kaardistava uuringu. Neid uuringuid on need valdkondade lõikes oluliselt rohkem ja sealt uuringust selgubki see, mida paraku me ju näeme ja teame, et meil kõik peavad tegelema rohepöördega, teadmisi, kuidas seda täpselt siis teha, paraku nii palju turul ei ole. Peatan hetkeks, et kui on kellelgi tekkinud küsimusi, siis saate neid kas siis avades mikrofoni või siis chati aknasse kirjutades küsida. Kui küsimusi ei ole, siis liigume edasi. Hõbestrateegiad on ka üks põnev projekt, millega me praegu tegeleme ja selle eesmärgiks on siis 55+ vanuses inimeste tööturul aktiivsena hoidmine ning ettevõtete aitamine vanemaealiste edukaks kaasamiseks töökohtadele. Ja Eestist on meil siis kaasatud 12 ettevõtet ja organisatsiooni, kes selle aasta märtsikuus kuni selle aasta lõpuni peaksid oma organisatsioonides viima läbi siis pilootprojektid ja kuigi meie esmane eesmärk oli kaasata võimalikult palju väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, siis paraku on nii, et just suurematel on rohkem ressursse, seda nii siis erinevate rahaliste vahenditega kui tööjõu näol, kes selle teemaga suudavad tegeleda. Mida me jälgisime seda, et need kaasatud ettevõtted oleksid ka siis nagu regionaalselt erinevates kohtades, et meil on pooled ettevõtted ja organisatsioonid Lõuna-Eestist, Tartust valdavalt ja pooled siis Tallinnast ja samuti jälgisime seda, et meil oleks erinevad sektorid kaasatud, et meil on kaasatud näiteks
jaekaubandus Maxima Eesti näol, meil on kaasatud Swedbank finantssektorist, meil on kaasatud Telia telekomi sektorist, kaasatud on tootmisettevõtted nii Tallinnast kui Tartust, Hansas ja Makron Eesti, logistika, Esteve, ka sellised katusorganisatsioonid ehk Eesti Talupidajate Keskliit. Miks? Sellepärast, et nad kõik näevad, et tegelikult tööjõuga on problemaatiline. Kõikidel ametikohtadel ei sobi välistööjõud ja noorte puhul on paraku ka nii, et kõik enam ei soovi kõiki töid teha või puudub selleks vastav väljaõpe ja haridus. Ja samamoodi on kaasatud siis 12 ettevõtet Soomest, 12 ettevõtet Lätist ja oluline projekti osa on ka see, et me jagame siis neid parimaid praktikaid oma naaberriikidega ja tutvume ka nendega. Märtsikuus sel aastal käisid soomlased ja lätlased Tartus, külastasime 3 ettevõtet ja viisime läbi töötubasid ja juba siis oktoobrikuus läheme tutvuma parimate praktikatega Soomes. Ja selle teemaga me püüame ka siis sellist laiemat arutelu tekitada. See ilmselgelt ei ole lihtne kogu selle poliitiliste ja maailmakriiside tõmbetuultes, aga me näeme, et tegelikult probleem on olemas. Meieni jõuavad personaalsed lood sellest, kuidas ettevõtted küll ütlevad ja deklareerivad, et nad kohtlevad kõiki võrdselt, aga paraku teatud vanusest edasi enam inimesed ei saa konkurssidel isegi vestlustele. Nii et see on teema, millega tuleb tegeleda, sest kui me sellega ei tegele, siis on meil lihtsalt palju ettevõtteid, kes ei ole enam teatud ajal konkurentsivõimelised ja meil on palju inimesi, kes tegelikult tahaksid töötada, aga neil puudub selleks võimalus. Üks projekt veel, mida soovin teile tutvustada täna, on siis Do Innovation, mille fookuses on siis ettevõteteni unikaalsel viisil innovatsiooni ja rohepöörde teemaliste teadmiste viimine ja samuti siis ettevõtetel on võimalus viia läbi erinevad pilootprojektid enda ettevõttes. Ja projekti peapartneriks on Baltic Innovation Agency ja meie koos Läti Kaubandus-Tööstuskojaga oleme siis partneriteks. Ja 10 ettevõtet on Eesti poolt siis kaasatud ja Läti poolt ja samuti siis toidu- ja joogitootmisettevõtted ja tööstussektori ettevõtted. Ja loodetavasti järgmisel aastal, kui me infosessiooni läbi viime, siis me saame juba ka anda ülevaate nendest põnevatest projektidest, mis siis konkreetselt seal projekti raames läbi on viidud. Kas ja kui palju te olete kursis tehisintellekti ja selle võimalustega? Tehisintellektist on hästi palju ka meedias juttu. Ettevõtted võib-olla räägivad praegusel ajal sellest vähem, kuid see ei tähenda, et nad ei kasutaks tehisintellekti võimalusi. Neid võimalusi on väga-väga palju ja väga erinevaid, aga selle projekti raames on siis just koolitadagi väike ja keskmise suurusega ettevõtteid nende erinevate tehisintellekti juurutamise võimaluste osas. Ja need koolitused me püüame välja töötada vastavalt siis ettevõtete saadud tagasisidele. Me viisime juba küsitluse läbi ettevõtete seas ja need koolitused siis peaksid saama toimuma järgmisel aastal. Naisjuhtide kiirendi on veel üks projekt, mida me veame, mille pärast, sellepärast, et meil on väga palju väga heal tasemel keskastme naisjuhte, kelledest liiga vähesed jõuavad tippu. Kas meil on selle kohta statistikat? Siis kui me kiirendiga alustasime, paraku ei. Nüüd hiljuti just Praxis tõi välja uuringu naisjuhtide osas ja sealt ilmeski see, et naisjuhtide puhul on ootused oluliselt kõrgemad kui meesjuhtide puhul. Meesjuhtidele pakutakse
juhtivaid positsioone, naisjuhid peavad seal välja teenima ja ennast meeletult tõestama. Mida me kiirendi raames teeme? Viime läbi igakuised argumenteerimise oskuse arendamisega kohtumisi. Seda teeb siis sotsiaalne ettevõte Speak Smart. Kohtume erinevate sektorite juhtidega ja siis viime neid naisi omavahel kokku, et nad saaksid võrgustuda ja selle asemel, et üksteisest võib-olla nagu üksteist konkurentidena tajuda, üksteist toetada ja võimestada. Ja hea uudis on ka. Paljud on minult küsinud, et või ma magasin kandideerimise maha, mis nüüd saab. Järgmine aasta tuleb uuesti kiirendi tänu meie sponsoritele, kuldsponsoriks Telia, hõbesponsoriks Rootsi saatkond Eestis ja veel lisaks siis ka Kanada saatkond Eestis. Ja uue vooru kandideerimise avame novembris 2024. Kui sul tekkis selle osas huvi, siis julgesti kirjuta mulle ja ma garanteerin, et siis novembris kandideerimise info sinuni jõuab. Ja mult on ka küsitud, et kas meestele hakatakse ka ja meesjuhtidele kiirendit tegema, siis mu vastus on alati olnud üks ja sama, et siis, kui meie palgastatistika näitab, et meeste ja naiste vahel palgalõhet ei ole, siis hakkame. Seniks, kui see statistika praegu näitab, et see palgalõhe on circa 20%, siis paraku see on ainult naisjuhtidele. Ja viimase projektina, mida ma teile soovin täna hommikul siin tutvustada, on siis annetuskampaania Ukraina toetuseks. Seda siis Kaubandus-Tööstuskoda veab koos Eesti reservohvitseride koguga ja käima läks see kohe siis vahetult peale Ukrainas siis täiemahulise sõja algust. Ja siin on meil veel 5. veebruari seisuga kogutud toetussumma suurus, see on kindlasti praeguseks juba suurem. Aga see on see info, mida kolleeg mulle siis jagas. Ja kui mõelda Eesti väiksuse üle, siis kogutud summa on täiesti märkimisväärne, et see on üle 4 miljoni euro praeguseks. Ja siit ka ülevaade siis seda, et mis on need olulisemad abiartiklid ja võib-olla selle annetuskampaania puhul välja tuua ka seda, et tõesti oleme ju kuulnud siin nendest nii-öelda kõikidele tuleb meelde Slava Ukraini, Found Me projekt, et antud kampaania puhul on siis nii, et Kaubandus-Tööstuskoja inimesed komplekteerivad asjad kokku, tegemist on siis näiteks esmaabitarvete sellise komplektiga, mis viiakse rindele otsesõduritele ja siis Kaubandus-Tööstuskoja kolleegid päevad asjad auto peale, viivad nad siis Poola-Ukraina piirile, kus siis Ukraina Kaubandus-Tööstuskoja esindajad needsamad asjad üle piiri toimetavad ja täpselt sinna, kuhu vaja on. Jällegi kindlasti leiab infot siis ka vastavalt kodulehelt ja kindlasti seda abi on jätkuvalt Ukrainas vaja. Ja tagasiteel siis näiteks, et mitte tulla tühja autoga, siis tõime hoopiski ukrainakeelseid lasteraamatuid, mida siis Ukraina lapsed said Eestis olles kasutada. Kõige lihtsam viis annetada on helistada, aga teine sama lihtne viis, sama lihtne viis on siis mitte helistada, aga teha siis ülekanne. Aga kogu info on jällegi siis veebilehel olemas. Nii, aga kui midagi jäi selgusetuks või sooviksid midagi rohkem teada, siis see on see hetk, kus sa saad küsida, kas siis mikrofoniga, avades mikrofoni või siis chati kaudu.